nõnda jõudis kolmapäeva lõunatunnil Lõuna-Eesti haiglasse kohale Võru kiirabi kõige uuem 100 000 eurot maksev kiirabiauto Katariina. Lõuna-Eesti haiglal meil on 3 kiirabibrigaadi, mis peavad olema ööpäevaringselt töös ja seal tuleb ikka aegalt neid masinaid lihtsalt uuendada, et see on selles mõttes niisugune tavapärane sõidukite uuendamise protsess, et osadel lõppesid liisingud ära ja on mõistlik, nagu oli uus masin muretseda. Kokku on Võru kiirabil kasutada 7 autot, millest 3 teevad igapäevaseid väljasõite Võrust ja Antslast, 3 seisavad Varus ning 1 teeb transpordisõite Võru ja Tartu vahel. Kui palju Võru kiirabi nii keskmiselt ööpäevas väljasõite teeb? See on selles mõttes erinev, et 2 brigaadi, mis on Võru linnas baseeruvad, et nemad teevad kuskil 18-20 väljasõitu iga päev, tähendab 2 peale kokku. Ja 3. brigaad, mis paikneb Antslas, temal on siis niimoodi 4-5, aga mõni päev võib olla ka 8, et sõltub. Aga jah, Antsla brigaadil on vähem väljasõite, aga kuna ta vahemaa on nii kaugel, siis on strateegiliselt mõistlik teda Antslas hoida ja seal ta saab olema ja jääb sinna. Lõuna-Eesti haigla osutab praegu kiirabiteenust üksnes Võru maakonnas, kuid perspektiivis loodetakse teenusega jõuda ka Põlva maakonda. Kiirabid on antud häirekeskuse käsutusse ja häirekeskus võib neid ka teistesse maakondadesse suunata ja meie kiirabid viivad ka näiteks patsiente vahest Põlva haiglasse või Antsla kiirabi näiteks viib ka Valga haiglasse või. Nii et ütleme, et see liikumistrajektoor võib olla kogu see Kagu-Eesti. Meie huvi on kindlasti see hoida kiirabibrigaade haigla juures. Mina isiklikult ja ma arvan, kogu juhtkond meil peame seda väga ratsionaalseks ja mõistlikuks. Ja meie ambitsioon oleks muidugi hea meelega pakuks seda kiirabiteenust ka natuke laiemalt, võib-olla näiteks ka Põlva maakonnas, kui see võimalus meile antakse.